ja juhatangi sisse meie järgmise teema, milleks on täienduskoolitus ja võta võimalused. Ja kui me nüüd rääkisime, et tahaks üle kanda, aga me ei saa usaldada, et mida seal tehti, siis see üks küsimus on, kuidas on sõnastatud muidu õpiväljundid, kas need on mõõdetavad, kas need on nagu võrreldavad. Ja sellesse teemasse toob meid Kristel Jalak. Kristel on aastaid olnud just koolitajate sellise kutsestandardi arendamise juures sees, on ka valitud Eesti aasta koolitajaks 2019 aastal ja väga selles just õpiväljundite temaatikas sees. Siin on selline kirjelduses selline huvitav nagu mõttekoht, et õpiväljund pole lihtsalt lause paberil, sellel on tähendus või siis pole. See kirjeldus pani mõtlema, et millisel õpiväljundil, mis on selle juures oluline. Selles kõigest lähemalt palume siia lavalaudadele Kristel Jalaki. Palun, Kristel, lava on sinu. Ja aitäh, Harald, sissejuhatuse eest. Ja ma lisan sellele tutvustusele ka veel seda, et ma olen ju aastakümneid olnud tööandja ja värbaja ja hetkel olen ka ise õppur. Nii et ümber ümmarguse laua iga nurga alt neid õpiväljundeid ju näinud. Ja täna on minu eesmärk tegelikult külvata teie hinge natukene kahtlust. Mitte see, et mul oleksid kindlasti õiged vastused olemas, aga võib-olla mõelda ja imestada nii mõnegi aspekti üle. Me räägime ikka ju seda, et õpiväljundil on 3 eesmärki. Et mitte tähtsuse järjekorras, aga esiteks, et hindaja saaks aru, olgu ta siis võtakomisjon või tööandja, et mida see õppur tegelikult teab, oskab, kohati me isegi räägime tema hoiakutest või väärtustest. Et see aitaks koolitajal keskenduda olulisele ja aitaks õppijal fokusseeruda, mis on siis see kõige tähtsam, mida omandada. Sellel esimesel punktil, sellel hindamisel ma hetkel väga ei peatu, sest tõepoolest, kui me vaatame võtavõimalusi, siis kõige lihtsam soovitus ongi ju see, et vaata, mis on koolide õppekavades, need õpiväljundid, katsu oma tunnistustele siis tekitada enam-vähem samasugune sõnastus, et hindajad tunneksid ära, et ahaa, see on see ja põhimõtteliselt ju hetkel praegu ongi korras. Aga mitte see ei ole see, millest ma tahan rääkida, vaid õpiväljundite hindamisest. Ja nüüd tuleb alati see ärev hetk, et kas minu slaidid töötavad. Muide, seda ei tohi üldse kõva häälega kommenteerida, seda tuleb teha täielikus vaikuses. Väga, olemas. Just. Ja ma olen siia pannud ühe portsu õpiväljundeid, selliseid üsna standardseid ja levinud sõnastusi. Ja korraks siis vaatame, kuidas on lugu nende hinnatavusega ja nende tasandiga. Ja võtan näited koolitaja näitest, et kuna siin koolitus on mitte konverentsil enamik inimesi on koolitajad, siis ma ei hakka rääkima keevitamisest või toiduainete tehnoloogiast. Hästi levinud sõnastus, Tartu Ülikooli lehelt leidsin, õppija teab ja tunneb näiteks grupiprotsesside suunamise põhimõtteid. Hästi levinud. Ja mina väidan, et sõnapaar teab ja tunneb ei näita tegelikult mitte midagi. Kui me räägime teadmisest, siis me peaksime rääkima millestki väga konkreetsest, midagi, mida saab kontrollida ja teadmine võib olla väga erinevatel tasemetel. Ja tunneb, see sõna on täiesti kontekstiväline, sest tunda ma võin kas füsioloogiliselt, ma tunnen külma, valu, nälga või ma tunnen emotsioone, hirmu, ärevust, kergendust, et õpiväljundi kontekstis see sõna tundma ei lähe mitte, kuid äärmisel juhul me võiksime kasutada sõna tunneb ära. See on seotud juba teadmisega. Nüüd järgmine asi, mida me väga meeleldi, ja ma ise ei ole patus puhas, ütlen ausalt, sest võidab ju see, kes suudab õppekavasse või tunnistusele laduda rohkem ja uhkemaid ja tugevamaid õpiväljundeid, ehk õppija oskab suunata grupiprotsesse. Oskab suunata. Jällegi, kas ta siis suunab neid või ta neid oskab suunata, ehk see oskab suunata ei ole piisav. Väljendi sõnastus võiks olla täiesti konkreetne, nagu see järgmine, õppija suunab grupiprotsesse.
väga selge. Aga antud näite puhul on tegemist vägagi kõrge teadmiste tasemega. Kui me enamasti räägime sellest, et me peame saama ju seda õpiväljundit kontrollida, siis grupiprotsesside suunamine mul peaks olema kas mingi väga-väga detailne ja põhjalik juhtumikirjeldus või tõesti reaalelus pikalt tundide kaupa jälgida tema koolitust, et vaadata, kuidas see suunamine siis tegelikult toimub. Ja ma kardan, et kogu see harjutamine ja kontrollimine tegelikult lihtsalt ei ole reaalne. Õppija tunneb ära erinevad grupi arengufaasid. Ma ütlesin, see tunneb ära võiks olla täiesti korrektne sõnastus ja see on teadmise kõige madalam tase. Tegelikult selline mehaaniline, et ma tunnen ära mingi toiduaine või loomaliigi või võrrandi või valemi ja nüüd jällegi antud kontekstis tunneb ära. See tähendab seda, et ta peab olema võimeline seostama teooriat grupiprotsessi ja selle faaside kohta lõputult varieeruvate käitumisilmingutega. Jällegi võib-olla mingi väga põhjalik juhtumikirjeldus või reaalelus asja jälgimine ei ole kiire, ei ole odav, väga keeruliselt teostatav tegelikult. Kui me nüüd läheme teadmiste taset pidi allapoole, siis analüüsib grupiprotsesside suunamise võimalusi täiesti okei. Saan üsna lihtsalt kontrollida suulise või kirjaliku ülesandega. Veel allapoole võrdleb grupiprotsesside suunamise võimalusi või antud näite puhul kõige madalam tase loetleb grupiprotsesside suunamise võimalusi. Kõik on hinnatavad üsna kiiresti, kontrollitavad. Ja samas ma ütlen ausalt, erakoolitajana, kui ma nüüd ikkagi panen sellele tunnistusele, et õppija loetleb grupiprotsesside suunamise võimalusi, ei näe ju väga vinge välja, jah, just. Kes mind siis tahab tellida ja selle eest maksta, kui ainult sellise õpiväljundi ma suudan väljutada. Hea küll. Aga vaatame seda järgmist. Õpiväljund peaks suutma koolitajat, ja siis ka koole keskenduda sellele, mis on kõige olulisem. Ehk siis õppekavade programmide moodustamisel. Ja meenutan teile korraks, et õppimine on füsioloogiline protsess sõna otseses mõttes. Täpselt nii nagu seedimine või südamelöögi kiirus või põie täitumise kiirus, ehk õppimist ei ole võimalik kiirendada pelgalt tahtejõuga. Õppimine nõuab aega, ööund ja korduvat kordamist. Ja mitte seda kordamist, et mina koolitajana räägin talle seda asja mitu korda või lasen tal mitu korda seda asja lugeda. Ei, see kordamine tähendab seda, et õppur peab mitu korda endast välja saama seda, mis ta on õppinud. Teistele rääkima, lahendama mingeid ülesandeid, koostama mingit konspekti. Esialgu ei tule kõik meelde, teeb uuesti, tuleb juba rohkem meelde. See on kordamine. Ja kui me räägime oskuste õppimisest koolituse ajal, siis harjutamine, proovimine, katsetamine, harjutamine. Gert Kanter ütles kunagi, kui ta oma heitetehnikat vahetas, et 2000 korda, enne kui selgeks sai ja hakkasid tagajärjed tulema. Hästi, ma väidan, et on 3 komponenti, mis mõjutavad seda, mis meil selles koolituses tegelikult välja tuleb. Ma korraks kontrollin, kas te näete sama asja, mis mina. 3 nurk ekraani peal. Harald, on väga hea. Just. Need samad õpiväljundid, millest siin täna on juba juttu olnud, mida ta teab, oskab, mõistab, vahel ka väärtustab või millised hoiakud on, nendest on palju juttu olnud. Aga nüüd järgmine nurk on grupp. Esiteks, kui palju on inimesi selles grupis? Kui suur on see grupp? Milline on nende eelnev kogemus? Motivatsioon, õpioskused, mehed, naised, noored, vanad. Kõik see mõjutab õpiväljundite saavutamist. Ja kolmandaks ressurss. Eelkõige kõige tähtsam aeg. Kui palju mul on aega nende õpiväljundite saavutamiseks? Ka õppimise vorm, töövahendid, ruumid. Mitu koolitajat nende õppuritega
korraga tegeleb. Ja minu väide on see, et selle 3 nurka on võimalik fikseerida ainult 2 küljest. Ütleme näiteks, et mulle antakse ette õpiväljundid ja mulle antakse ette grupp, vot nii palju inimesi sellise kogemusega, siis ütlen mina, et okei, need õpiväljundid on saavutatavad, mul läheb vaja nii palju aega, selliseid ja selliseid vahendeid ja 2 abiõpetajat. Tehtav. Või kui fikseeritud on õpiväljundid ja ressurss, sul on aega nii palju ja tuleb saavutada seda, siis ütlen hästi, 6 inimest grupis, vot selline ja selline eelnev kogemus, hästi motiveeritud, hästi ennast juhtivad õppijad on valmis massilisteks koduülesanneteks, tehtav. Ja kui mulle antakse ette grupp, vot sul on nii palju inimesi, sellised ja sellise kogemusega ja sul on nii palju aega ja selline vorm, siis ütlen mina, mis on sellise grupi ja nende ressursside puhul üldse realistlikud õpiväljundid. Te saate hetke pärast kohe ühe grupi töö teha ja see on läbi aegade üks minu lemmikkoolitustellimus olnud, mille ma sain ühelt Eesti ministeeriumilt. 2-päevane koolitus, vähese kogemusega sisekoolitajad, ühes grupis 30 osalejat ja õpiväljundid. Ja paraku pean tunnistama, et neid õpiväljundeid tegelikult oli 18, aga mulle lihtsalt ei mahtunud slaidi peale ära, nii et ma võtsin esimesed 9 või 10, mis siin on. Ja hetke pärast alagruppides te saate lahendada nüüd sellist ülesannet. Kui te satute gruppi 1, 2, 3, siis teie peate välja mõtlema, missugused on realistlikud õpiväljundid, kui on fikseeritud grupp, 30 inimest ja ressurss, 2 päeva. Grupid 4, 5, 6 mõtlevad selle peale, missugune võiks olla see õpigrupp, kui need õpiväljundid tuleb iga hinna eest saavutada ja aega on 2 päeva. Mis need inimesed siis peaksid seal olema? Ja grupid 7, 8, 9 mõtlevad selle peale, et millist ressurssi, võib-olla eelkõige aega, aga võib-olla koolitajaid veel midagi, oleks mul vaja, et nende 30 osalejaga need õpiväljundid võiks saavutada. Ja teil on grupis vähe aega, 6 minutit, nii et leidke 2-3 asja, ükskõik mis kategooria teil on väga hea ja leppige kokku 2 inimest teie grupist. Üks on see, kes kirjutab need teie 2-3 asja chatti, kui te suurde ruumi tagasi tulete ja teine on see, kes samal ajal ütleb need kõva häälega ka suurde gruppi välja. Ja kui Sigrid on kuskil olemas inimesi gruppidesse saatmas, siis ole hea, see koht on nüüd. Ma olen muidu gruppi valmis teinud. Ja grupid on olemas. Sina tegid ka või sa näed neid samu, mille ma tegin? Ma tegin õpiväljundid 3 gruppi, 3 gruppi ja ressursi 3 gruppi. Suurepärane, väga hea. Hetkel näitab, et umbes 8-10 inimest on ühes grupis ja korraks tuletame neile veel, kui nad sinna satuvad, nende ülesanne oli lähtuvalt sellest grupist otsustada, kuidas see ümber sõnastada, kas nad peavad aru saama, et kuidas me seda ressurssi või seda komponenti... Kuidas me saavutaksime õpiväljundid, eks ole, kui need on fikseeritud, missugune peaks olema õpigrupp või missugused peaksid olema ressursid. Kas see, ma eeldan, et see koolitus ei läinud käiku, millele selline päring tuli või tegid 300 tunni pakkumise? Loomulikult tegin ära 2-päevase 30 inimesele, kavatsesin keelduda, aga mu kaaskoolitaja ütleb, et kuule Kristel, kui meie seda sinuga ei tee, siis keegi ikka teeb. Ja meist on vähemalt mingisugune reaalne kasu. Ehk ma valisin välja 2 asja, mis olid reaalselt tõesti ära tehtavad, mis võiksid neid inimesi aidata ja ülejäänu oleks kirjaliku materjalina. Ehk siis sisuliselt pakkusid ära, aga ütlesid, et selle 30 erineva soovi asemel me saame 3 täita. Ei, ma ei ütelnud seda üldse mitte tellijale, sest tellijal oli 2 soovi, mis oli tema soov, et see koolitus oleks õnnestunud. Esimene soov oli see, et kõik tagasiside oleks võimalikult positiivne ja teine väljund, mida tema soovis, et raha oleks tähtajaks ära kulutatud projekti lõpuks. No, need soovid ma ka täitsin. See on täiesti teostatav, eks ole.
no kuulge, aga alustame õpiväljunditest ehk võtamegi nii, et õpiväljundid grupp 1, siis grupp 2, siis grupp 3 ja noh, need paar asja. Keegi, olge hea, kirjutage chati, grupp 1 teeb otsa lahti ja keegi grupist number 1 siis ka loeb kõva häälega igaks juhuks ette. Mina siis grupi 1 esindaja, jäime hätta ülesande püstituse, mida me tegema pidime. See klassikaline teema, lähed ruumi, keegi ei mäleta, mis see ülesanne oli. Aga me mõtlesime see ülesandele ise välja, et me vaatasime nendele õpiväljunditele otsa ja diskussioon keerles selle ümber, et mida 2 päevaga siis, eeldus jäi sama, et grupp on 30 inimest ja 2 päeva. Ja siis jõudsime järeldusele, et me nendest... Kirjutage chati ja rääkige hästi lühidalt, muidu me ei jõua 9 gruppi läbi käia. Ehk siis keskenduda rohkem nendele, et 1-2, mida teadma peab ja 1-2, mida oskama peab. Ja mis need olid need, mida ta oskama peab selle 2 päevaga? Et ehk siis esimesed 2 mis seal olid. Selge. Nii, aitäh. Jagage palun ettekannet, ei väljata enam õpiväljundeid. Saate keegi veel kord selle slaidi ette panna, ma saan selle ise ette panna, aga grupp 2 teie mõtted, teie ülesandest, millised õpiväljundid oleksid olnud realistlikud, kohe panen ette ka selle slaidi. Kas te Breikout ruumides, ma saan aru, siis tegelikult ikkagi ei näinud seda slaidi? Nägime. Meid küll nägite. Meie ei näinud. Ja, meie nägime, ma võtan siis grupi 2 sõna, et meie nägime slaide küll, aga meil oli täpselt sama dialemma nagu grupil 1, et me ei mäletanud ülesannet. Okei. Ja meil läks aeg kulus selle peale ära, et mis me täpselt tegema pidime, aga me mõtlesime ka ise välja. Ja mõtlesime siis välja selle, et kui tõepoolest jäävad paika need, et see on 2-päevane koolitus, 30 osalejat ja nendel kõigil on väga vähene kogemus, siis tõenäoliselt me kaugemale ei jõua nendest õpiväljunditest, mis ütlevad, et ta teab midagi. Väga mõistlik, just, täiesti tehtav. Ja siis sai aeg otsa. Väga hea. Väga hea. Väljundid on hästi valitud. Grupp 3 õpiväljundid, mis teie arutasite? No, me vaatasime ka, et väga palju nagu selle 2 päevaga ei jõua, aga me proovisime siis nüüd ümber sõnastada natukene see teab ja oskab ja tulid siis niisugused õpiväljundid nimetab täiskasvanu õppimise seaduspärasusi. Noh, võib-olla, et siis võib ka anda mingi arvu, et nimetab mingi hulga, eks ole. Teiseks planeerib koolituse sisu ja koostab koolituse, mis siin oli edasi, eks ole. Et noh, ta mingi ülesanne, mingi lihtne koolitus anda praktilise ülesandena. Ja ega rohkem suurt ei jõua, sest üks variant oli valmistab ette õppeprotsessi, aga noh, see peaks tõesti väga lühike, siis praktiline ülesanne koolituse käigus olema. Ja see, mille peale te tulite, on see, et te sõnastate need õpiväljundid ümber realistlikumaks ja mõõdetavateks ja see on täiesti tehtud. Sigrid, ole hea, pane praegu see slaid kinni, et seda järgmistel gruppidel ei ole vaja. Et lähme edasi grupiga 4. Mitu inimest õppegrupis on see põhiline küsimus ja millised nad olema peavad? Grupp 4. Vist ei kostu praegu. Äkki on mõni teine gruppi? Võtame edasi, nii kaua kui 4 ennast kogub grupp 5. Midagi õpigruppi kohta. Et see võis nimena olla grupp 2, et ma panin niimoodi... Vabandust, hästi. Grupinimelisi oli 3, õpiväljundi nimelisi 3 ja ressursinimelisi 3. Et kes olid just grupinimelises, kes vaatasid, et mida grupis peaks muutma, et võiks nendel muudel tingimustel seda täita? Seal olid siis 5 ja 6, jah? Üle jõu käib ülesanne.
tegelikult ongi, kui sul on tellimuses ette antud see, et nad on veel algajad koolitajad ka, siis ma arvan, see algajad koolitajad tuleks maha tõmmata. Need peaksid olema inimesed, kellel on 5 aastat koolituskogemust, kes on paksust ja vedelast läbi käinud ja siis võib nendega tõesti 2 päeva teha mingit töötuba või reflekteerida nende kogemust. Et see oli keeruline ülesanne. Kui kellelgi on mingi lahendus, siis öelge. Hästi, aga kuidas ressurssidega on? No see oli see, et soovida võib kõike, et kui pika ajaga või milliste ressurssidega annab seda teha. Grupp 2 tahaks kohe öelda, me panime kohe chati ka praegu panin. No nii. Meil on ettepanek teha ikkagi mikrokvalifikatsiooni õppekava 25 EAP-ne sellest asjast ja ära. Suurepärane. Veel ettepanekuid? No nii, ma siis võtan grupp 1-ga natukene sõnajärje üle, Katrin. Et meie vaatasime nagu ressurssidena, et mida meil on vaja selleks, et seda ambitsioonikat eesmärki täita. Ja jagasime ressursid siis niimoodi, et on tehnika, ehk siis me mõtlesime, et kui seal nii palju toredaid asju tuleb teha, et siis arvutiprojektor, tarkvara, videokaamera, videotreeningu jaoks ja nii edasi. Väga põhjalikuks läksite, jah? Ja siis teine ressurss kindlasti koolitajad, et näiteks mitte tehagi 30 inimesega, sest sinna sureb lihtsalt ära selle videotreeninguga, jagada osalejad alamgruppidesse. See vajab ka järgmist ressurssi, mis on rohkem seminariruume. Siis kuna on hästi palju toredaid teadmisteemasid kirjas, siis töölehed ja selline päris hea koolitusmaterjal, et ei peaks ise kõik ümber kirjutama ja joonistama, mis võtab aega. Ja siis veel üks ressurss meie pidasime, et on aeg, et mitte teha niimoodi, et 2 koolituspäeva järjest, et kiiresti tuleb, kiiresti unustatakse, aga lasta osalejatel siis vahepeal teha kodutöid, praktiseerida ja teiseks koolituspäevaks tulla siis kokku juba sellise kogemuse baasilt edasi minna. Et need on need ma ei saa aru, kuidas te 6 minutiga jõudsite nii põhjaliku asja koostada, et see on lihtsalt hämmastav. Me olime efektiivsed. Kellegilt veel kommentaare ülesannete kohta? No nii. Ühe asja tahan veel lõpuks öelda. Ma vaatan murelikult kella ka, et enne kui mulle vibutama hakatakse. 3. eesmärk oli ka ju õpiväljunditel. Olla õppurikeskne. Anda talle mingisugune suund, millele fokusseeruda. Ja ma panen teile viimase slaidi ja luban, et rohkem mitte mingeid slaide ei tule. Ja esimene õpiväljund on mul lihtsalt täitsa pimesi ja umbes võetud Tartu Ülikooli mingisugusest õppekavast. Ja see on see, mismoodi me neid õpiväljundeid tavaliselt näeme, et tunneb suhtlemisega seonduvaid olulisi põhimõtteid ja suhtlemistehnicaid ja teab, kuidas neid kasutada pedagoogilises töös. Võta hindajal väga kena vaadata, koolil ka. Tunnistuse peale saab ka kirjutada. Aga nüüd, kui me mõtleme natukene, näiteks nende 9. klassi lõpetanutele, kui ma tohin neid juntsudeks nimetada, kui see on poliitiliselt korrektne ja nende vanematele, mida ta aru saab, millele ta fokusseeruma peab, millele keskenduma. Isegi see ei ole oluline. Oluline on see, et see on igav. See ei pane silma särama, see ei tekita seda uudishimu, mis on õpimotivatsiooni aluseks, et ahaa, ma tahaks seda õppida. Läheme natuke konkreetsemaks. Õppur loetleb olulisi suhtlemistehnicaid, analüüsib nende kasutamist õpetamisel tekkivatel keerulistes olukordades. Jällegi see on hinnatav, see on kontrollitav, see näeb ilus ametlik välja. Kas see tekitab uudishimu? Kas see tekitab seda teada tahtmist? Mida inimest motiveerib, on tegelikult see, et probleem, mitte valmis vastus. Meie aju nõuab probleeme, tahab leida vastuseid küsimustele. Ja siis ma panengi õpiväljundiks. Hästi õppijakeskselt, mitte 3. isikus, mitte objektina, vaid subjektina sulle suunatud. Sa leiad vastused küsimustele, miks on kuulamine olulisem kui rääkimine. Ja mis on ühist õppuri vastupanul õppimisele ning sibulal? Tekitab uudishimu. Kuidas sa annad selle võtasse, kuidas sa paned selle tunnistusele, kuidas sa näitad seda ministeeriumile. Ehk ma ei ütle, et tulevikus tuleb hakata selliseid asju kirjutama, aga mida targad koolid praegu teevad, on see, et nad võtavad ju need õpiväljundid ja tõlgivad need ära. Ja tõlgivad nad ära esiteks õppurile, teiseks lapsevanemale, 3. tööandjale, 4. sellele müügispetsialistile või kommunikatsioonispetsialistile, kes seda asja peab levitama.
kas meil on neid tõlkeid nii palju vaja, et võib-olla see on minust väga naiivne mõelda, et miks ei võikski need ametlikud õpiväljundid olla lihtsad, arusaadavad, sõnastatud küsimustena, et nad oleksid huvitavad ja motiveerivad ja päriselt õppurikesksed. Sest praegu, andke ma andeks, see on ikkagi ministeeriumi ja koolide omavahelise suhtlemise keel. Et no see on see minu kahtlus ja lootus, et lähme päriselt õppijakeskseks. Harald, ma väga vabandan selle 2 minuti üle läinud aja eest. Mul tekkis see mõte sellega, et meil peab olema võib-olla kavas siis 2 kihti. Üks on siis see õppijale suunatud ja teine, et allpool pikemalt on see, mis on nagu sellise Just. formaalsem, aga et see õppijale suunatud, mis sa pärast seda suudad teha ja mis sa annad, on see, mis tema jaoks kõnetab ja siin on nagu formaalsem pool, et kuhu me niimoodi välja jõuame. Siis mul tekkis selle kolmnurgaga see meenutus, et teenuste müügis on see kolmnurk aeg, kvaliteet ja hind, et kus me koomale tõmbame, et ta kiiremini saab, on kallim, eks ole, ja siin siis see ressurss, grupp ja väljund, et ma arvan, see on üks vahend, mille võiks võib-olla enda jaoks välja joonistada, silme ette panna, et kui tundub, et tuleb järgmine koolituskutse, kus natuke mitski tundub veidi võimatuna, et siis vaadata korraks sellele peale ja niimoodi siis pakkuda, et mis tingimustel seda on võimalik teha, et mis ressursiga, mis väljundid me saame pakkuda ja mis grupiga, et see võiks olla selline hea töövahend. Kas nende õpiväljundite, me päeva alguses rääkisime, kuidas ChatGPT-ga saab panna ka nagu sellise kava lasta kohe valmis teha. Kas Kristel, oled sa proovinud, et kas õigesti promptides me võime saada päris hea baasi nendest õpiväljunditest ka sellise vahendi abil ja siis hakata ise seal mudima? Absoluutselt kindlasti olen proovinud ja tulemuseks ma tahtsin saada 7 teemat, mida koolitlusel käsitleda ja ta kurinahk suutis selle kõik ühte päeva ära toppida. Näiteks slaide, siin on 6 slaidi, siin on 12 slaidi, siin ruttu mingi grupitöö. Mina pidasin silmas umbes 4-päevast koolitust. Nii et see enda aju peab taga olema, et ainult selle peale ei saa. Ta vist on päris optimistlik, on jah? On küll, just. Nagu meiegi, mida me ise lubame, eks ta võtab meie lubaduste peal. Kuulge, minu lõpu üleskutse on see, et lõpetame ükskord ära selle rehepapluse. Hakkame päriselt ausateks. Oma õpiväljundeid kirjutades. Või mis see võti seal võiks olla, et ei luba üle või? Lubame seda, mida me tegelikult ka päriselt teha suudame, saame hinnata ja kontrollida. Vaatan turunduse teema niimoodi nimed chatis vestlusena. Väga vahva ja selle... Kas see kolmnurk on väga levinud, mida näitasid või selle pärast saab materjalides, ma kutsuks nagu sellise käega katsutav asjana, et see enda jaoks niimoodi kuidagi skitseerida ja niimoodi kõrval hoida, et seda niimoodi teadlikult mõelda ja siis kalibreerida lubadust, mis me saame anda. Sa võid täiesti seda kolmnurka levitada, selle ma omal ajal mõtlesin välja, see oli minu võib-olla ma ei tea millegi baasil, aga see aitab koolitajad distsiplineerida nende õpiväljundite ladumisel. Aitäh sulle, Kristel!